nüüd on siis aeg selleks suureks challenge'iks minu jaoks ja ma pean autoga sõitma. Või noh, ei pea, ma vabatahtlikult valin, aga ma kardan ja ma loodan, kõik läheb hästi ja see on arvatavasti selle reisi üks kõige suuremaid väljakutseid minu jaoks ongi see autoga sõitmine, sest et nagu tõesti ja nagu võõras riigis. Ühesõnaga, wish me luck. Davai, kõik läheb hästi. Tšau! Okei, see läks nagu mega halvasti. Või noh, ma olen nüüd kohal ja ma olen elus ja terve selles mõttes võib-olla mitte mega halvasti, aga ma pidin siia sõitma mingi 15 minutit ja ma sõitsin umbes 50, sest ma keerasin mitu korda valesti ja siis sa peab mingi räme ringi tegema ja sa pidin maksma mingisugust, ma ei tea, kas kiirteemaksu või mingit asja, mida ma obviously tegelikult ei oleks pidanud maksma, sest kui ma oleks õigest kaudu tulnud. Aga kuna ma tulin valesti ja sealt kuidagi muud moodi läbi ei saanud, seal ei olnud ühtegi inimest ka, siis see nagu küll üldse julgust juurde ei anna. Ei tea, kuidas ma siit pärast tagasi koju saan reaalselt. Ma ei saa aru, nagu ma just selle kaarti lugeda ja nii. See oli nii õudne lihtsalt. Tore, et ma olen nüüd kohal ja ma ei tea, kuidas selle parkimisega on, kas siia tohib parkida, kus ma parin, kas ma pean parkimisest maksma nagu I have no idea. Ma ei taha isegi minna enam, sest mul on lihtsalt nii nagu olla. Aga okei. Loodame, et tagasi tuleb paremini. Ja siin peab parkima ja ma ei saa mitte midagi aru. Okei, nagu thank God, et on olemas mingi maailma kõige toredamad kohalikud ja üks nendest rääkis inglise keelt. Mul oleks tegelikult pikemaks ajaks olnud seda parkimist, aga no saan äkki pärast pikendada ja nagu reaalselt ta pani oma mingi 1 euros või midagi. Nagu andsin 5 vastu, ta ei võtnud seda. Okei, nii toredad inimesed, aitäh teile toredad inimesed, mul oli seda vaja praegu. Nii, siin on siis see koht, mille nimel ja seda kõike läbi elasime. Okei, nüüd ma tahaks küll reaalselt nutta. Kõik pandi kell 4 kinni. Ma ei tea, mis ma teen reaalselt. Nagu reaalselt oli nii raske siia tulla. Ja ma tulin siia. Ma tulin ikkagi tagasi siia, ma võtsin siis kohvi ja mingi koogi. Ja lihtsalt, kui ma oleks õigesti tulnud nagu, siis ma oleks jõudnud. Reaalselt see pole oma päev ja ma olen kuidagi nii nagu kuidagi sad about it. Aga jah, näitan teile siis neid kooke, kui ma siin juba olen. See kook, mis ma võtsin, on see lootusega cheesecake. Vot. Kes ei tea, siis mul on liinofoobia. Siin on liinud kõnnivad ringi. Nii et ühesõnaga see on mu kook ja mu kohvi, aga ma võib-olla pean minema sisse sööma, sest et liinud. Vähemalt kook on mega hea, väga hea. Kui üritada midagi positiivselt leida, siis see on see. Siin siis see koht pannakse ka kohe kinni. Koht pannakse kell 5 kinni. Ja see kook on mega. Ma pean siia tagasi tulema, sest ma tahtsin siia tõesti sööma tulla. Ja ma ei tea, kuidas ma siia tagasi tulen, sest et nagu autoga seda ma küll uuesti läbi ei taha elada. Ja siis, kui me selle teise lapsehoidega käisime siin, siis ta ütles, et takso siia üks ots on mingi 40 eurot. Ehk siis ma ei hakka ju maksma 2 otsa eest 80 eurot. Et lihtsalt taksoga siia tulla, sest et ma ei saa sõitmisega hakkama. Ma arvan, kõik oleks fine, kui ma nagu oleks õigesti tulnud, aga see, et ma keerasin mitu korda valesti, see on nagu nii pettunud endas. Aga jah, eks siis kogemusega õpime oma vigadest, võiks ma ei tea isegi, mida siin õppida, sest et nagu see on mega suur tõenäosus, et mul tagasi tulles võib samamoodi juhtuda, nii et jah, ma ei tea. Võtsin uue selle parkimiskaardi, et natuke pikendada seda parkimist. Ja nüüd ma siis jalutan veits ringi, kui ma siin juba olen ja süüa ei saa, siis ma jalutan ja vaatan, see on tegelikult mega ilus. Ja ma võtsin, kus see Sephora, nii et ma lähen vaatan mingi Sephoraga üle. Upsi, ma üritan mitte osta midagi täna. Mul on aega veel osta midagi siin, kui ma tahan, aga täna ma üritan lihtsalt vaadata üle, mida pakutakse ja lihtsalt natuke jalutada.
ja sõites ka nagu maanteed olid nii megad, nagu need mäed olid igal pool ja värki, mitte et ma sain liiga palju sellele keskenduda, sest et ma olin nagu närvipunder seal onju, aga nagu jah, mega ilusad olid tegelikult vaata päeval. Lihtsalt vaadake, kui ilus siin on ja siis Sephora on siin, mitte halva vaataga Sephora, siis siin on veel igast kohakesi. Kui mõnus siin on. Jättes kõrvale selle, kui halb päev mul on olnud. Lähme nüüd Sephorasse siis ka vaatame, mis siin on head. Ja ma ei osta midagi praegu. Nii vist juba teate, et see on mu lemmik bränd nagu kreemid. Ja ka neil on uus väljas, mida Eestis veel ei ole. Aga ma ei tea, ma ei ole seda ostnud, sest minu see ei ole nii hea. Ma nägin seda Norras ka. Aga ma ei tea, ma nuusut on veel siin. Seda võiks ka võib-olla osta, need on mega hea lõhnaga päevitusõlid. Seal SPF ei ole kõige tugevam 15, nii et mitte kõige tugeva SPF-iga, aga nagu lõhnad nagu megalt, kui seda paned päevitud. Kes asja olete näinud veel Zara Beauty? No, cool. Maksmine niimoodi ise maksad automaatselt. Kas ma just ei öelnud teile, et jah, et ma lihtsalt nagu vaatan, et ma ei osta midagi ja siis tulen proovima mingit 100 asja lihtsalt. Mul on mega kiires, mul saab parkimine kohe läbi, nii et proovime kiiresti ära need riided. Või siis siuke, need püksid on siin all nii koledad, aga nagu ei tea, mulle nagu muidu see on ülinunnu, aga mulle ei meeldi nagu ilma panen käed, vaata, siit poolt vist. Tegelikult see on juba nagu, aga mulle ei meeldi, kui nagu siin on mingi pling. Kas see on häiriv? Ma ei tea. Siuke, aga no see on ka nii nunnu. Nagu pikk on ju. Arvestame, et ma olen seal lapsi hoidmas, ma ei saa mingi palja B-ga seal ringi käia, on ju. Et see on siuke, ja noh, ilmselgelt ma ei osta seda ainult selle jaoks, et nagu ma tunnen, et I look cute. Ma ei tea, see on küll nii armas. Ja tundub, et nagu kõik valged asjad lähevad mulle peale järjest, proovime lihtsalt valged asju, ehk siis selle kevade ja suvevärg lihtsalt valge mulle tundub. Ma arvan, et see on seega, et mul on mingi üliveits jumet peale tulnud, siis kohe nagu kõik valged asjad ahvatlevad. See on ka nagu nii nice, see on nagu nii mugav. Ma ei tea, kas see bluus, see on võib-olla liiga suur, aga nagu ma tahangi, et ta oleks vahvaks, aga ma ei tea, kas see on liiga suur. Aga ühesõnaga ja püksid on nagu õige pikkusega. See on nagu nii mugav, aga samas nagu ilus minu meelest. No, kõik need riid on üli mugavad, ma nagu täiega olen see tüdruk, kellel peab mugav olema enda riietes. Okei, proovin seda äkki väiksemat suurust, aga nagu ma ei tea, ma ei saa neid kõik asju ostega, ma ei tea. Või siis saan või? Ma ei tea. Ups. Mäletate seda tüdrukut, kes ütles, et ta ei osta midagi või? Ma ei vaatan. Jep. Nii. Leitsime auto ülesse. Tundub, et all is good ja pole vist trahvi tehtud. Ma ei tea, kuidas siin muidugi tehakse seda, aga mingit kirja pole, nii et ei vaatame, mul sai läbi parkimine 18.23, teine parkimine kell on 19.18, peaaegu tund aega üle. Aga jah. Ja kojusõit näitab hetkel 20 minutit. Nii et fingers crossed, et seekord kõik läheks õigesti. Ja ma jõuaksin selle 20 minutiga koju, sest mul ei ole rohkem stressi selle autosõiduga vaja reaalselt. Ja eelmine kord ma sain panna nagu siia autokaardi peale ka oma aadressi, aga seekord ei leia seda üles, millega pärast nii ma pean ikkagi telefonist terve aeg vaatama, nii et veits halvem. Davai. Me oleme kodus, tänkad. Ja vabandame selle valguse eest, aga kokkuvõte on see, et tagasi tulemine läks oluliselt paremini. Ühe korra panin mööda. Aga õnneks oli nagu üliväike, ma sain selle kohe korda teha ja põhimõtteliselt ümber pöörata, aga tuli kohe ringtee, sain nagu õigesti. Aga no reaalselt tagasi tulemine oli väga okei. Või noh, selles mõttes ei olnud okei, et sinna minnes mingi ühe korra ma jäin kellelegi ette, nii et hakkas tuttamas, ma üritasin samal ajal vaadata kepsu ja
saad aru, kus ma liigun ja nagu nüüd ka oli 2 korral niimoodi, aga pingelangus, ma olen siin. Ma pole mitte kunagi ise sõidnud 3-realisel kiirteel. See oli nagu rets, ma ei tea. Ja nagu ma tahan sinna veel minna, see on probleem, et nagu kuidas ma selle uuesti ette võtan, sest ma ei saa aru, kust ma valesti läksin. Või noh, ma läksin mitu korda valesti, aga see ei ole see, et okei, järgmine kord ma lähen õigesti, sest ma tean, kus ma valestasin. Ma ei tea, ma läksin mitu korda valesti ja ma ei tea, kust see kõik alguse sai. Ühesõnaga, aga kuna ma olen nüüd nagu mega näljane, siis ma kavatsen tellida süüa. Siin peaks toimima siuke äpp nagu Glovo. See Glovo äpp, see on mul varem kunagi olnud, nii et ma mõtlen, kas see on kasutusel, see on kas Marokos või Portugalis on mul olnud, võib-olla nendes mõlemas on ta kasutusel. Ühesõnaga, see ei ole ainult siin. Ja jah, ma ostsin siis ära selle ühe komplekti, püksid ja pluusid, sest see oli lihtsalt nii mugav ja mul meeldivad matchivad komplektid. Ja siis selle pikkade käistega valge kleidi. Ma ühe asja ostsin veel. Siin on nii halb näidata, ma näitan teile mingi valguse käes mingi päev. Väljakas oli see, et ma olin seal Sephoras ja siis ma nägin seda Keili Sigiainen oma sõbrannadega Sephoras. Kuulsin nagu eesti keelt, siis nägin, et see on tema. Nagu ma ei öelnud ilmselgelt midagi, et ju, ma olen siin telekas näinud, tšau. Ma ei öelnud midagi, aga siis nad olid järjekorras ja siis nagu ma olin ka järjekorras. Ja siis ma ei saanud aru, kus nad on järjekorras või nad lihtsalt vaatavad seal mingi tähtsust. Ma küsin, et kas te olete järjekorras, siis nad olid nii, siis ta oli korraks nii segadus, siis ta oli mingi, ei ole, aga nagu mina vaata kuulsin neid eesti keeles rääkimas, aga nemad ei teadnud, et mina olen eestlane, siis ta oli nagu korraks oli segaduses. Ja siis, miks ma kohe nii ei filminud, okei, nii on palju varem algas. Kui ma filmisin sinna Sephora poole, siis ma nägin ka mingit eesti kutte või noh, kuulsin, kuidas nad rääkisid eesti keeles. Nüüd tundub, et eestlasi liigub siin palju. Okei, ma mõtlesin, ma täna ei vlogi, aga ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et nagu ma jalutan siin mere ääres on ju mega mõnna on jalad vees, eks ju. Ja kõik, kes mööda lähevad, ütlevad mulle tere või noh, hola ja nagu kõik on nii toredad ja naeratavad ja nagu I love that. Ma sooviks, et nagu Eesti inimesed oleksid ka rohkem sellised. Ma siis kõnnin ja ma olen kohe 3 kilomeetrit kõnnitud. Ma mõtlesin, ei ole nagu mingit eesmärki, et ma kõnnin 5 kilomeetrit, aga ma ei tea, nii mõnus on jalad vees ja siin ääres on palju mingisuguseid rännabaare, nii et ma võtan võib-olla mingi joogi. Tahaks täiega mingi kokteile teha, aga ma pean autoga tagasi sõita, siis ma olen nagu mingi, ma ei tea, vist ei julge. Ma mõtlesin, et äkki siis ma lähen õhtusöögile sihukesse kohta, kus ma saan jalutada, et ma saaks mingi kokteilikese ka endale lubada või mingi mulli või midagi. Sest jah, ma ei olegi ühtegi lanksu alkoholi võtnud siia jõudes ja ma olen Hispaanias. Nii et nagu on mingi nunnu koht jälle siin. Okei, oodake, ma pean korraks vaatama seda kohta. Nii, ma istusin maha siis ühes kohas, tellisin endale Aperoli onju. Ja nii naljakas joogiga toodi kummikomme väike kausi täis. Nagu mingi snäkke tuuaks vahest, aga kummikomme pole veel varem toodud. No jah. Nii järjekordne näide sellest, kuidas ma armastan ilusaid majasid. Nagu mis asi see on? Siukse vaatage siis. Pole paha või mis? Ühesõnaga, ma mõtlesin, ma täna ei vlogi, aga see on juba mitmes klipp, mis ma teen. Ehk siis ma teen siis seekord nii, et kui mul tuleb tuju vlogida, siis ma vlogin ja kui ei tule, et see ei ole nii, et ma pean hommikul alustama hommikusöögiga ja alla nagu terve päeva näitama, vaid ma näitan iga päev või noh, mitte iga päev, kui ma tahan, ma näitan mingi klippe. Ja siis tulebki siuke natuke segane klippidest koosnev, aga ma jäin rõhud selle ühe Aperoli seal ühes rannarestoranis ja ma ei tea, üks Aperol ja ma reaalselt tunnen, et ma olen jumala švipsis. Ma ei tea, kas võimalik on, aga ühesõnaga õnneks mul on palju nagu kõndida autoni ja värki, nii et ja ma lugesin raamatut suht kaua seal. Et ma enne ei hakka sõitma, kui on nagu normaalne olla, aga lihtsalt ma ei arvanud, et üks lahja kokteil võib niimoodi teha, aga okei, ma siin ei ole mingi next olema. A new place, a new home for a while, let me feel alive. Kellelgi äkki kala näiteks on pakkuda. Mõtlesin, ma näitan mingi veini hindu lihtsalt 2,40, 2,10, 2, kõik on mingi 2-ga. Et jah, jõhker. Kui
sa mõtled, mis on Eestis veini hinnad, siis siin on ikka ja väga odav. Täna on selline õhtu, et ma otsustasin ennast viia õhtusöögile. Lähme sööma. Saime kuidagi läbi häda, leidsime mingi parkimiskoha, mis oli lihtsalt võimatu siin. Ja nüüd lähme sööma ja ma loodan, et kohtasid on. Ma ei mõelnud sellele, et äkki pidanud ette bronnima. Laua kinni panema, aga no loodame. See koht on nagu nii ilus. Ma kõndisin päeval siit mööda ja siis mul jäi silma see koht. Siis ma märkisin endale ära ja siin ma olen. Ja vaadake, pole mu kõrvalauas on mingi maailma kõige nuinumad koerad ka on. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Ma olen oma hommikusel jalutustiirul. Täna ma jälle ei plaani vlogida tegelikult, aga lihtsalt vaadake politsei. 2 hobust ja 2 politseid selle hobuste seljas. Teed on kõik siukse mõnusa üleskaldega. Ma ei tea, kes siit on aru saada, aga jah. Täna mul on tööpäevaga, ma ootan, kuni mind kutsutakse. Ja tulin siia, et raamatut lugeda ja siis mõtlesin, tahaks midagi head. Ja mul on külmkapis tõmb prillid ära, ma olen reaalselt kogu aeg prillidega. Ma tunnen, et kõik klipid, mis ma siin olen filminud, on mina prillid ees. Siis tuli päike välja, muidu täna reaalselt isegi 100 veits, nagu täiesti pilves on olnud terve aeg. See on nagu kakao, on ju? Külmkakao siis. Ühesõnaga, point on see, et kui ma veel lendasin, siis me olime hästi tihti Tenerifel nagu iganädalaselt suht. Ja siis mu sõbranna kutt, kas see on sõbranna kutt või mu töökaaslane või ma ei tea, mu sõber. Ühesõnaga, ta on hispaanlane ja ta palus mul Tenerifel tuua selle firma kakaopulbrit, et see pidi nagu kõige parem üldse olema. Väidetavalt on see kirjas, et see on 0% suhkrut igal juhul. Ma mõtlesin, et kui isegi kohalik inimene palub seda Tenerifelt Eestisse tuua, siis see peab hea olema ju. Tahaks midagi head ja magusat küll. Cheers! Midagi hea. Mulle maitseb see ja aitäh, et tulite minuga tõist testima. Näeme varsti millagil. Ma rääkisin, et seda dušikeel ei ole Eestis, aga ma nägin Kaisa Instagramist vist, et on küll, aga siin on ja terve kollektsioon igast seda, neid uusi asju. Aga cool! Nagu ma ütlesin, siis ma olen obsessed Ritualsist ja nagu please vaadake seda. See on Ritualsi pood siis, kus on hea. Juba ostsin pesu, nüüd ostsin mingid ehteid. Ühesõnaga hea. Täiega suur kaubanduskeskkond. Ma ei usu, et ma jõuan selle täna isegi läbi käia. Ja rest in peace mu rahakott, sest et siin on suht palju häid poode tundub olevat. Poleks arvanudki, et siin rikaste ja ilusate piirkonnas ka Primark leidub. Aga tundub, et on ja päris suur isegi. Ja mida pekki Primarki sees on frozen jogurti putka, mega lahe. Väga cool ju. Okei, ma ausalt läksin lolliks vist. Upsi. Aga mul on nii paha olla, ma ei ole päev läbi nagu söönud normaalselt või nagu hommikul. Ja ma pean kiiresti nagu süüa saama, sest mul on reaalselt süga tunne, ma panen pildi tasku kohe. Ühesõnaga mega halb on olla. Okei, mu söök oli reaalselt, mul pole oma vist nii paha olnud, praegu on reaalselt süga tunne, ma panen pildi tasku, nii et ma hakkan sööma. Ma söön ja siis teenindaja tõi mulle lambist mingi tervitusšotiga, nagu ma ei teeninud seda. Kui armas lihtsalt. Vaadake seda palun. Mul on teinud endale viimasel ajal chia seemnetega vett, on ju, et panen vee sisse chia seemned ja sidrunid. Ja ma ei saanud siin pudeli põhjast neid chia seemneid kätte. On olnud see mingi, ma ei tea, 2 päeva või? Mis see siis see veel on? Mis need siuksed on? Ma üritan selle kätte saada nüüd kuidagi. Kaasa endale ka ühe selle chia seemnetega vee, sest et ma olen nii hungry. Ühesõnaga, täna on pühapäev ja mul on vaba päev, ehk siis me lähme brunchile. Ma leidsin ühe väga armsa brunchi koha ja sinna on sõita 25 kilomeetrit, nii et fingers crossed, et seekord ma lähen igalt poolt õigesti ja jõuan sinna 22 minutit, aga ma ei tea, kus parkida saab, nii et saame brunchitada
nii et seal on kohti ja et ma ei tea, mis kellel seda brunchi pakutakse. Aga jah, ühesõnaga. Lähme siis Haapala puhul brunchile. Ma jõudsin kohale, siin on mega ilus muidu. Aga koha nimi on selline. Aga õues on mega tuuline. Nii et vaatan sellest, et ma hullult tahaks õues istuda. Siis nagu nii tuuline on, et ma pean vist sisse minema. No jah, nii palju siis sellest õuest istumisest. Vaadake seda palun. See menüü nägi nii hea. Oh my god. Okei, mis ma just tegin. Aga reaalselt see menüü nägi nii hea välja, et ma tahan nagu 100% tagasi tulla. Ma mõtlesin, ma tulen esmaspäeval, teisipäeval, ma olen tööpäevaga kolmapäeval äkki nagu tõsiselt palju häid valikuid tundus siin. See pole mitte muna, vaid burrata ja ma armastan burratat, nii et jah. Vahekokkuvõte on see, et ma olen reaalselt impressed. See on nii hea, nagu see burrata ja siis see kasta on lihtsalt nii hea, nii et reaalselt kui te tulete Marbeiasse, siis te tahate brunchi ja siis tulge siia sööma. 2 hours later. Ma olen ikka siin, ma lugesin raamatut ja värki, kuna ma tahtsin lõunasöögiga siin teha. Jõues on nagu nii tuuline, ma ei taha õues olla, siis ma olin siin ja lugesin oma raamatut ja nüüd ma tellisin enda lõunasöögi või magustsöödu või mis iganes, sest ma vaatasin piltidel, see on nii hea välja. See on vahvel ja ma isegi ei vaadanud menüüd, ma vaatasin mingi pilte ja ma ei tea, kas see on karamell või peanut butter või mis see on, aga ühesõnaga. Tänane päev on siis niimoodi, istume siin ja sööme päev läbi. Tegelikult see koht pannakse varsti kinni, nii et sellepärast ma tellisin nüüd söögi ära. Ühesõnaga, ma lõpetasin oma brunchi nüüd mitu tundi hiljem. Ja nüüd hakkas vihma sadama. Ma ei tea, mis selle ilmaga siin toimub viimasel ajal. Ma mõtlesin muidu, ma jalutan siin veits ringi, see on mingi uus piirkond mulle, aga kuna vihma sajab, siis ei, on ju. Ma lähen hoopis vaatan, kas ma leian üles ühe poe, kus müüakse mingeid ilutooteid ja midagi. Tegelikult pühapäeviti enamus poed on kinni, aga ma vaatasin, see on lahti. Ma ei tea, kas see on kaubanduskeskus või miks see lahti on, aga ma nägin Liis Org, kes elab Malagas. Tema Instast millalgi nägin, et ta leidis mingi selle juukse pulk, millega sa saad panna niimoodi, et nad püsiks paigal ja liiguks. Sest mul on praegu väga palju raskusi nende juustega, ma ei oska nendega midagi teha, aga palju seda, kui ma nad ära lõikasin ja need asjad kukuvad kogu aeg välja ja mis iganes. Ühesõnaga ma tahan seda osta. See on nüüd see pood, kus peaks olema seda juuksevaha. Nii et vaatame kohe, kas on ka siis või. Oh my god, ma just täna nägin seda toodet. Üks UK influencer, keda ma järgin, Saffron Parker, ma ei tea, kas keegi teab. Ühesõnaga, ta täiega promos seda toodet. Ja nüüd ma olen nagu mingi, kas mul on vaja seda? Sest et see teeb nagu volüümikamaks ja tõstab siis seda juukse juurt või midagi. Ma olen ühe selle sama firma mingi juuksetoote juba ostnud ja sellest ma ei olnud nii vaimustuses. Nii et ma ei tea, nagu see seisab mul suht, ostsin Sephorast. Nii et kas on vaja veel üks osta, aga samas ta reaalselt ütles, et see on nagu mingi game changer. Ja kes ei tahaks ükseid volüümikaid juukseid. Nii et mõtleme. Oh my god, ja siis see on see stick, millest ma rääkisin. Selle ma ostan kindlalt, sellepärast ma siia tulin üldse. Nice. Enne ma just seletasin halvasti, aga sellega saab siukseid, kuidas ma ütlen, tihedaid liibuvaid soenguid alla krunne, hobuse saba, nagu mulle täiega meeldib siuke stiil ja sellega saab seda väga hästi teha. Okei, see on ka muidu tore pood. Trenniriided ja siuke värk. Kui ma kunagi padelitüdrukuks hakkaks, siis siit saaks osta seda armas siukest sellikat, kus on püksid all. Praegu ma ei ole padelitüdruk, mul ei ole mõtet osta seda praegu. Ja nagu nende asjade materjal, kui see katsutada, see on nagu see on nii mõnus lihtsalt. Ma ütlen ausalt, ma lihtsalt teadlikult eemaldan praegu ennast poodidest, sest ma tunnen, et ma olen kuidagi siukses kohasummadega, kus ma tahan reaalselt kõike osta. Ma ei tea, mis ma viga on. Ühesõnaga, ma käisin seal poes ära ja nüüd ma keelan endale rohkematesse poodidesse minekut, sest et ma tahan osta, nii et ma olen tagasi autosse ja ma sõidan koju ja ma ei saa hulluks minna, ma olen niigi palju asju ostnud siin. Me oleme nüüd tagasi kodus ja õues läheb vihma. Ma ütlesin, et ilm on täiega käest ära läinud, aga me oleme siin reisil nii laisad olnud. Ma olen siin reisil täiega laisk olnud. Aga nüüd lähme teeme ühe kiire trennikese, et natukenegi minimaalselt ennast siis liigutada. Ja ma üldse ei viitsi, aga
nagu siin ongi see, et mul ei ole oma rutiini, kui mul on Eestis oma rutiin, ma käin jõusaalis, siis see on paigas, aga siin mul ei ole rutiini ja siuke hull laiskus on peal. Plus nagu see, et toitumine on mul siin ilmselgelt palju halvem, sest et ma ei tee endale ise süüa, ma ei tea, mida ma söön. Või noh, selles mõttes, kui ma söön väljas, ma ei tea, mis sinna sisse on pandud ja nii edasi. Ehk siis mul on alati see, et kui mul on toitumine paigast ära, siis mul ei ole moti trenni teha. Võiks ju olla vastupidi, on ju. Aga jah, ühesõnaga ei ole olnud võib-olla nii aktiivne, kui ma oleks tahtnud. Või noh, selles mõttes ma olen trennis käinud ja see on nagu okei, aga me teeme selle ära. Okei, väiksed võidud siin elus. Praegu ei ole kedagi peale minu siin jõusaalis, mis on ülitore. See, kui ma saan siin omaette olla, on palju toredam. Nii et hea seegi. Juhuu! Okei, kell on 7 ja kõik tuled kustutati ära. Siin automaatselt siis nii saab olema ka panna. Ehk siis ma arvan, et see on nii-öelda ametlikult kella 7 lahti. Ja ma olen saanud trenni teha, ma ütlen kohe kui kaua. 25 mintsa. Ükskord siis leiad selle jõu, et tulla trenni ja mul juba oli täiega hea trenn. Ja siis nüüd kustutakse tuled ära. Kuna ma teen ringtrenni praegu, siis ma mõtlesin, et ma proovin ühe ringi veel ära teha, enne kui äkki keegi tuleks ütlema midagi. Aga no nii lühikeseks see trenn siis jäigi täna. Kuulete, kuidas ma hingeldan või? Tegin selle raundi siis lõpuni. Aga ma ei tea, ise mõtlesin ju, et teen ühe kiire trenni, ise sõnusin ära raudselt. Oh my god, täiega sajab. Võiks on näha, et täiega sajab, aga ei juhtu iga kord, et sa oled trennis ja sul tuleb reaalselt trenni mott peale. Ja täna mul tuli ja siis ei saa trenni teha. No vaatame, äkki homme siis uue hooga. Aga ma arvan, et parem kui mitte midagi ja nagu enesetunne on selles mõttes hea, lihtsalt oleks tahtnud veel teha. Aga no mõnusalt üldse läksin. Ma käiks nüüd pesus ära ja siis me sööme ja täna me sööme poest ostetud salatit. Sest ma sõin hommikusöögi ja lõunasöögi nii-öelda väljas, nii et ma ei viitsiks kuskile minna ka enam pessu ja sööma. Nii, see on minu fancy õhtusöök siis ja ma lähen siia. Praegu on veel halb ilm ka, oleks ideaalne aeg selleks, et ma saaksin vloge monteerida, mis mul on valmis filmitud mingi 3 vlogi. Ja lihtsalt kuna see internet on siin nii halb, siis ma ei saa iCloudist alla tõmmata oma faile. Ehk siis jah, ma täiega tunnen, et see on nagu raisatud aeg, et ma ei saa seda teha, aga pole midagi teha, siis tuleb Eestisse jõudes täiega hakata monteerima. Minuga kokkamine. Nii, salatilehed on valmis, teed selle lahti, paned siit saia, kana, juustu ja kastme peale ja tada! Kuna see salat ei olnud võib-olla kõige täitvam asi, mis ma oma elus söönud olen, siis siin mul on pausi täis mingid puuviljasalatit, siis see on maasikas, vaarikas, mustikas, banaan ja mul on alles veel siuke, see on nagu Snickers, mingi kohalik. Head maiustamist mulle. Okei, ma olen tagasi oma lemmik brunchi kohas ja reaalselt vaadake seda. Kell on, ma arvan, mingi 1 juba või ja ma pole midagi söönud, vaat mis kell on. Kell on 1 läbi. Nii et ma ikka nagu tellisin korralikult. See on mingi peanut butter bowl, see näeb nii hea välja. Ja siis beegelid, mida avokaadoga ja värki. Reaalselt. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I? Nii, täiega vihma sajab, lihtsalt täiega vihma sajab. Ehk siis ma tulin siia samasse kaubanduskeskusesse, kus ma üks päev käisin, see on mega suur ja siin on mega palju poode. Eelmine kord ma jõudsin ülivähe nagu läbi käia. Ja ma tahaksin Sephorast osta ühe ripsme duši. Ja ma jõudsin siia, juhuu! Ja nagu see parkla on huge, see läheb sealt räigalt edasi, see läheb sinnapoole räigalt edasi. Ja see kaubanduskeskus on ka tegelikult mega suur, nii et mega uhkend üle, et ma reaalselt ise olen saanud hakkama siia tulemisega juba 2 korda. Nii et ja seal ma käisin eelmine kord söömas. See on suht naljakas, kuidas kõik need inimesed ootavad vihmi järgi ja nad ei taha õue minna. Ei ole vist harjunud vihmaga. Ma tahtsin teile näidata seda, et ma ei tea, kus ma teen seda hooli ja kuidas ma seda teen, aga ma tulin Primarki, et teile näidata näiteks seda, et ma ostsin selle eelmine kord sellise kampsuni. See on
siuke pikk, oota, raske näidata, ma panen siia. Nii, ühesõnaga ma ostsin siukse kampsiku eelmine kord ja ma olen seda juba mitu korda kandnud. Sellepärast, et nagu ma olen näidanud, see silm on viimasel ajal veits käest ära läinud. See maksis 25 €. Kuulge, mul on siin jumala hea oma hooli teha. Siis ma ostsin sellise musta T-särgi body, onju. Mega mugav ja sellise halliga, nagu maailma kõige mugavamad asjad. T-särk, onju, siis paned alt rukkidega kinni. Need maksid 9 € oli üks. Siin tagasi tegelikult selle jaoks, et oma õele osta ka need juukseklambrid. Ma ostsin endale samad ja need on mega nunnud ja ma mõtlesin, neid on ülihea kasutada, kui teed meiki näiteks, et juuksed ei oleks näos. Nii et ma ostan talle ka ühed need kingituseks või noh, mis iganes suveniiriks. Siis ma ostsin endale ka selle meigi pintslite puhastussprei ja ma ostan talle ka selle, sest ma tahan talle lihtsalt midagi viia sükest sümboolset ja armast, nii et need ja siis ma võtan talle siit mingid näomaske näiteks. Mõtlen ausalt, Stradivariuses on nii palju ilusaid asju ja ma võiks selle poe lihtsalt tühjaks osta. Aga ma ei oska teile seda, et ma lihtsalt ei viitsi asju proovida ja nagu mul ei ole otseselt midagi praegu vaja. Brunchile, siin on koerad lubatud, siin kohvikas ja seal on reaalselt eraldi koerte menüüga. Kuidas see teete ja tõid jälle pesaga. Cute. Kuna ma olen lubanud siin, et ma teen mingi hooli. Siin on minu vaade praegu, kui ma hakkan teile filmima seda hooli. Täna on mul siis viimane täispikk päev siin. Nii et ma näitan teile siis, mis ma siit ostnud olen. Aga ma ei tulnud siia mingi kavatsusega siin shopata otseselt, eks. Paljud need asjad, mis ma olen ostnud, on olnud siuksed vajaduspõhised ostud, mis mul on mingi asi otsa saanud näiteks ja siis ma olen pidanud siin uue ostma. Muidugi nagu see on ka täiega mõjutanud, et kuna nüüd viimane nädal aega kindlasti on ilm olnud nagu mega halb ja uues, kui vihma sajab, siis õues väga ei tee midagi, onju. Pärast on ka nagu läinud palju rohkem aega seal kaubanduskeskustes ja niimoodi, mis ilusate ilmadega ma oleksin veetnud kuskil rannas. Aga muidu Marbella on mõttud selle poolest, et siin on väga palju shoppingu võimalusi ja nagu shoppingu võimalusi kõikidele, selles mõttes, et ongi alla, siin on Primark, onju, kus on mega odavad asjad, onju, siis teisest otsast siin on ülipalju siuksed brändiriided, kui sa oled nagu kui sul on rahaliselt siuksed suuremad võimalused, siis siin on alla mingi Kessi, Dolce Gabbana, blablabla, siuksed võimalused ka hästi palju. Aga alustame siis sellest, et praegu ma just tegelikult tulin Sephorast. Mis ma siit siis ostsin? Ma ostsin 3 asja ja kõik need 3 asja tegelikult minu mõttes saab Eestist ka osta, nii et ei pea selleks sõitma kuskile ja Sephorasse minema. Lihtsalt kuna ausalt öeldes Eestis ma käin minu mõttes mega vähe poodides. No oleneb perioodist, aga nagu pigem ma ei ole see, kes hästi sullult armastaks shoppamas käia. Nii et minu jaoks oli mugav siit ära osta asja. Esimesena ma ostsin Ripson duši, ma vaatasin TikTokis, ma ei kasuta muidu üldse TikToki, aga ma vaatasin neid review'sid Ripson dušide omasid ja sellel olid väga hea. Ehk siis see on Lancome'i Lash Idol. Selline. Tegelikult ma tahtsin osta ühte teist Ripson duši, et ma panen siia milline. Aga seda brändi üldse, ma olen mitmes Sephorast käisin otsimas ja siin Hispaania Sephoras ei müüda seda üldse. Vähemalt nendes mingi 3-4, kus mina käisin, seda ei olnud. Nii et ja see Ripson duš, kus ma juba hinna ütlesin, see maksis 19,99. Siis ma ostsin deodorandi, see on selles mõttes vajaduspõhine, et ma sain täna aru, et mul hakkab deodorant otsa saama ja seda deodoranti ma pole proovinud. Sätame siis ära ja see maksis 19,99. Viimane asi, mis ma ostsin, on selline, kus ma näitan teile, et te näeksite, mis siin sees on. Ja see maksis 9,99 ja neid ma olen kasutanud ära juba mitu head pudelit. See on siuke hea naha niisutamiseks. Ja jah, nagu ma ütlesin, neid kõiki tooteid saab suure tõenäosusega Eestist ka. Aga ma ostsin nüüd praegu siit. Eelmine kord, kui ma käisin Sephoras, või noh, mitte eelmine kord, eile ma käisin ka, ma ei ostnud midagi. Esimene kord, kui ma käisin Sephoras, siis ma ostsin
ka vajaduspõhine jällegi. Juustesse jäetav balsam. Ma ostsin selle sellepärast, et esiteks see bränd, eks ju, seda tüdrukut ma Instagramis, kes on selle brändi looja, nüüd ma enam ei follow videod, aga ma jälgisin seda väga-väga pikalt. Tegelikult kõige populaarsem asi minu meelest brändil on juukseõli, mingi mee baasil meega. Aga ma ostsin selle ja see on sellepärast, et muidu mul on juustesse jäetav selline balsam, mille soovitas Elis, mu juuksur, või ta kasutas seda. Siin on veel tilk põhjas, aga seda ma hakkan siis katsetama. Liigume edasi, seda ma juba näitasin teile, Ritualsi dušikeel ja ma siis ei ostnud uut, sest et nagu ma ütlesin, seda saab Eestist ka nii, ma saan Eestist uuesti. Vajaduspõhine oli, mul ei olnud seda dušikeeli. Mina õigustamas kõik asju, mis ma endale ostnud olen. Ma näitasin teile, kuidas ma käisin tüksest poes nagu pruuni ja sealt ma ostsin. Ma juba näitasin ka teile, aga see siis juuksepulk, millega saab juukseid panna soengusse. Siis seda kas siis näppudega võite võtta, aga niimoodi. Ma panen ekraani peale, kui ma leian seda tšekki palju, mis maksis ühesõnaga see juuksepulk on ju. Mu telefoni mälu sai jälle täis ja ma vahepeal lõikasin endale maasikat ja panen ise juusse. Nii et ma ei saa väga pikalt lobiseda järelikult, sest et ma näitasin ka juukse juuri tõstev, see pole veel jõudnud kasutada. Panin üks turbat juurde ja siis mingisugused maskid ja nina pealt mingid pooride eemaldamise plaastrid. Nii, see selleks. Lähme edasi, sest et meil ei ole aega, nagu nägime. Ma näitasin ka, need on mu lemmik batoonid või see maitse on mu lemmik, mis on siis karamell, almond ja siis seda ei olnud seal poes, kus ma ostsin. Nii et ma võtsin 3 tükki selles koju kaasa. Endale võtsin mingi proteiini, karamelli, siuksed proovimiseks koju kaasa ja töö juurde ka mingit magusat kohalikku. Nii, ma näitan, mis mul veel on. See reaalselt, kuidas ma tempot järsku lihtsalt juurde lisasin, see on jõhker, aga see ongi see, et mul on telefoni mälu täis, pluss ma pean minema jõusaali, nagu see kinni pannakse, ma pean minema hiljemalt kell 6, sest kell 7 pärast see kinni. Kell on 17:35 ja ma pean riided ära võtta blablabla. Nii, sellest poest ostsin sõrmuseid. Kuna ma kaotan oma viimased närvirakud kohe, kui see veel korraks ütleb, ma olen mälu on täis, siis veel tempot juurde. Ühesõnaga, kuna mulle meeldib kanda selliseid kuldseid sõrmuseid ja need on rostutanud ja ma ei ole veel nii rikas, et kõik sõrmed kulda täis rosta nii, nagu mulle meeldiks, siis sellised sõrmused. Ma korraks võtan neid ära. Nii. Nagu need on sellised kuskile hakata, kus sina. Ma ei paneks neid niimoodi korraga, sest need on mõlemad väga sellised iseloomuga ja sellised väiksemad ka. Need sõrmused läksid kokku maksma 38,80 ja kuna mul jälle sai mälu täis, I swear to God, ma ostan uue telefoni esimesele võimalusel. Saan aru, et siin telefonis on mitme vlogi jagu materjali ja praegu siin tõesti ta võib hulluks minna. Tahtsin teile näidata veel pesu, mis ma ostsin sellisest poest nagu. Aga mulle tundub, et ma pean teile seda Eestis näitama, sest esiteks mul pole mälu ja teiseks ma pean minema gym'i ja mul on juba riided seljas, nii et ma lähengi tegelikult otse. Nii et jah.